No. See on hea mõte. Suvine jumalate joo. Mudaravi. Haapsalu mudaravi. Ei ole, hauhavi. Läks see bussile? Turbamas saast. No nii, oi. Ära meenus. Vot nii. No näe, jõuad sa ikka alla veel? Ja lavannid ei nõu veel. Annab teile lisaseid. Kõigepealt siis kirjutage sinna oma võistkonna nimi, mõelge see välja, mis see võiks olla. See on vajalik auhindade jagamiseks. Auhind on üks. Kus elu lood ja päiksepaistega ma olen õnnelik vaid sinuga. Ma mustan super valgus tegelikult. mul käia lapsepõlve mängude maal ja tunda helinat must linnas mul siis, kui kevad päike kodu uuel tumelis.
Oi saadana! Vaata, suisa tuleb kurat purema mind või meid, siis kui me ta peksukivile paneme. Mina sain sõnamise eest peksa vanaema käest ja ega ta ka ei pääse. Nüüd saadab mulle kirja, et tema pärandab oma võrra mulle. Mina läksin Saimaga vaatama, mida pärandab. Siis räägib, et kõige oli kõrge korter, et kuule siin raamatuga on kuskil aken ka, nüüd tahab mul rõduaknat raamatut kinni panna. No nii, ma näen, et te tulete siia meie juurde. Tulge jah meile lähemale, et ega see plats on suur ja kellel siis, ma ütlen kohe ära, et kellel siis jäi väntamisest väheks, siis saab siin jätkata kohe meie selja taga. Näete, on võimalus jätkata. Vihma peale ei saja, nii et kõik on olemas. Aga siis, alati see omamoodi kõige pidulikum ja kõige kurvem moment. Ja. Kõige kiirem oli Kristiina. Meist on viga, et see tuleb välja. Ja siis oli 2 takistusala läbimist. Ja üks hästi kiire tüdruk on Kaile. Seda ravida me suudame pakkuda leevendust. Suutsime seda teha nende päevade jooksul. Võib-olla suudame kunagi veel. Ja mis siis võiksid olla sellised kodused ravivõtted? Ärge seda jalgratast nende kuhugi rõdule, kuuri, keldrisse või kuhugi seisma jätke. Sõitke rattaga veel. See aitab leevendada seda vaevusi. Ja kindlasti homme väike lõdvestussõit selle Harimäe tõusujärgne oleks aga väga varjuga, aga te võite välja ka tulla. Sanitar Harri. Nii, ja nüüd nagu näete, ta
suutis nüüd omadel ära selgitada. Ta võttis riided seljast ära ja ta on ainuke, keda nüüd siis ära ei viida. Ta näitas oma Tartu Ülikooli diplomit ja muud arsti seda praktist ette. Maire, ainuke, kes siis aitas teid selle klassikalise meditsiini poole peal. Nii. Ühel vist oli. Sulev. No see mees ei vaja kommentaare. Ma pean lausa vaatama, mis oli tema ametinimetus, aga ta tegeleb tegelikult kõigega ja täpsemalt loodusravispetsialist, näete, tal on nuga kaasas, hipoterapeut, ei ole vaja. Soovib keegi näidisoperatsiooni läbi viia, äkki võib siia pingi peale pikale visatada. Ei ole vabatahtlik ka. Ma pean sinna tulema siis. Meil ainult 15 minutit, sinu pärast viiakse meid siit 3 minuti pärast minema. Tähendab, see oli see, mis ma teile korra vihjasin, et on üks mees, kes tuleb välja ja kui ta enam ei jaksa harimetõusul ja ütleb, et siis on targem teie piinad lõpetada. Vot see oli see mees. Nii, teine sanitar, kes tegeles rohkem sellise raskema asjaga, Raimo, et kes tema abi vajas, siis võib kõvemini plaksutada. Nii, vanem õde, noorem õde, peaõde, kõik, mis ta nimetused on, ta on seal. Kehastus ta täna ka kohukeseks ümber, nii nagu ta igal aastal teeb. Minu selja taga praegusel puhkehetkel siis noa- ja nõelravispetsialist Jaanus. Nüüd ta on siis sellises vabaaja riietuses, natuke räpane, nii nagu ta tavaliselt ikka. Ja siis viimast korda siis ilma riieteta või ütleme siis sellis vabaaja riides õde Pljääd. Täname, see oli tõesti viimane kord, ma luban sulle. Ja nii, minu vasakul käel. Jah, kommentaarid on liigsed. Hotelli puhkekodu administraator ehmatas ta ära, kui ta sisenes meeste riietes meeste WC-sse ja väljus naiste WC-st niimoodi, nagu ta on. Meeste omast tulid ikka välja või? No selge. No jah, ega midagi siin lisada ei ole. Rahvale võid veel kommi ka jagada, et siis ega ma arvan, et sind enne aastat ei lasta kuhugi välja. No nii. Ta tegeleb siis tegelikult selliste probleemidega nagu refleksid, refleksoloog ja seksoloog. Nii, ma loodan, et kui kellelgi abi oli vaja, siis saite, sest rohkem ta või oled valmis seda abiga kunagi kellelegi personaalselt osutama, siis räägi seda. Ära seda eest kõva häälega, mikrofoni ma sulle ei anna. Ma tean, mis sealt tuleb. Nii. Ja mis siis veel? Äkki mõningad väiksed auhinnad.